tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid 82 osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Käes on taas aeg, mil päevavalgust tuleb tikutulega taga otsida. Neil puhkudel oleme alati pimedust leevendama kutsunud tuntud Poola eksortsisti Pan Krpovski. Tema seiklused raamatus Pan Krpovski 9 juhtumit jõudsid aga eelmisel aastal lõpule. Aga nagu igas heas superkangelase loos, tuleb peategelane veel kord appi päeva päästma. Nimelt on ilmunud veel üks Pan Krpovski juhtum. See ilmus Indrek Hargla jutukogus Roos ja lumekristall, välja andnud Varrak aastal 2006. Tegemist on taas kord päris pika looga ja jõuab see teieni 3 järjestikusel õhtul. Meie Patreoni toetajad saavad kuulata juttu täispikkuses juba praegu. Mina ja Aiki loeme teile esimese osa Indrek Hargla müstilisest põnevusloost Ingellik olevus. Etienne Puremont ei olnud ülikonda kandnud 1997. aasta 15. märtsist alates. Ta tundis end selles kui džunglist kinni püütud šimpans. Kogu ta keha sügeles ja vajas hädasti kratsimist. Kuid Quebeci Lamarcki kontserdisaal ei olnud kindlasti see koht, kus härrasmehed end sügamas käivad. Etienne oli kohvikust tellinud viskit ja viisakusest selle kõrvale kohvi. Oli tolle küll joomata jätnud, kuid see-eest 3 mentoolsigaretti lõpuni suitsetanud. Kui inimene on sunnitud kuulama barokkmuusikat, siis peab ta ju mingi kompensatsiooni saama. Ja kui see piin 2 tunni pärast lõpeb, rebib Etienne ülikonna autos maha, pargib kuhugi öisesse parklasse ja rahustab end mõnes suitsuses rokibaaris 3 topeltviskiga maha. Aga selleni oli veel pikk aeg. Kõigepealt pidi ta selgusele jõudma selles, mida ta Lamarckis üldse teeb. Ja kas see kõik ei ole mitte kellegi kuratlikult loll nali? Etienne'i pilet oli 5. reas, otse vahekäigu kõrval, kus pidi olema kõige parem akustika. Seal ta nüüd istus ja lappas tujutult kavalehte, mille sisust ta kuigi palju ei mõistnud. Siia ei toonud teda mitte anonüümses ümbrikus saabunud pilet, kuivõrd selles sisaldunud lühike kiri. Õigupoolest üks fraas. Liiga oli tema jaoks küll minevik, aga iga erru läinud sõdur säilitab teatud lojaalsuse. Etienne pistis põske tubakanätsu, et järgnev õudus kuidagi üle elada ja kiikas saalis ringi. Lamarckis käivad inimesed, kelle jaoks on klassikalise muusika kontsert kas osa elutunnetusest, üliõpilased, muusikateadlased, andunud fännid või need kõrgseltskonna tegelased, kes on oma uuemad tualetid ooperimajas juba ära näidanud ja kes tunnevad vajadust ilmuda ka veidi tõsisemas kontekstis kui Itaalia ooper. Kummagi seltskonnaga ei olnud Etienne'il midagi ühist. Ta oli võõras maailmas, võhik võõrsil ega vaevunud seda varjama. Mis see oli? Tunnetatud vajaduse puudumine akadeemilise kultuuri suhtes,
põlastus inimeste vastu, kes väidavad end seda vajavat ja mõistvat, renegaadikompleks, amatöörliiga checking line'i vasakääre suutmatus üldse sellist atmosfääri taluda. Etienne ei pidanud oluliseks selle üle arutleda. Ta kruttis oma tajusid, vaatles inimesi, üritades mõistatada, kes ja millistel motiividel on suutnud ta meelitada kuulama baroki kõrgaja kõige kuulsamaid, vähem tuntumaid kontsertosid. Edutult. Keegi ei piilunud tema poolegi. Kõik barokihuvilised vestlesid vaikselt omavahel, kommenteerisid kavalehte ja aeg-ajalt püüdis Etienne nende vestlusest itaaliakeelseid sõnu, millest ainult pianissimo ja grosso talle midagi ütlesid. Kavaleht pani Etienne'i haigutama. Klassikalise muusika heliloojatest oli ta vast kuulnud ainult Beethovenist ja Ravellist, kuid neid millegipärast täna ei esitatud. Bänd, kes täna mängima hakkas, oli end nimetanud Camerata Arcangelo ja vaevalt nad edetabelites sellise nimega läbi lõid. Neid ilmus lavale 8 inimest, 5 meest ja 3 naist ning ühte solisti, Euroopa päritolu Nicole Vegat, tutvustati eriti pikalt. Päris kena tips, mõtles Etienne, seda tumeda juukselist noorukest kaunitari silmitsedes. Kuid siis pidi ta teed tegema kellelegi ülekaalulisele hilinenud külastajale, keskealisele, higist leemendavale tüübile, kes ohtraid vabandusi pomisedes tema kõrvalistmele prantsatas ja kes nägi välja pigem kui Edmontoni eradetektiiv kui Quebeci baroki fänn. Ülikond ta seljas oli kortsus ja kulunud ning pärit ehk ajast, mil baroki asemel kuulati Grateful Deadi. Odav Fahrenheiti analoog ei suutnud korvata kehakaalust ja kiirustamisest tingitud aroome. Etienne pidi end istmel kokku suruma ja vahekäigu poole naalduma, et niigi närust olemist kuidagi taluda. Ähkides vajus tüüp kõrvalistmele ja Etienne'ile tuli millegipärast meelde Pete Clemenza kuju Ristiisa filmist. See pole aus, mõtles ta. Pole aus, et selline tüdruk mängib siin higistele vanameestele viiulit, kui tema välimuse ja andega võiks ta olla top 100 tipus. Aga kui Nicole Vega sõrmed puudutasid instrumenti, mis, nagu Etienne hiljem teada sai, ei olnudki viiul, vaid viola, ta enam nii ei mõelnud. Etienne'il oli siis üldse raske mõelda. Tema geneetilises koodis olid säilinud mälestused Provence'i maalossidest, kus tema esivanemad olid kunagi kaminatule valguses sellist muusikat kuulanud. See kõik elustus. Ta ei teadnud, et esimese palana esitati Corelli Concerto Grossot, opus 6/4 D-tuuris. Ta ei teadnud, et kriitikud pidasid seda tööd liiga läbinähtavaks, kuigi hästi komponeerituks ja balansseerituks. Ta ei teadnud midagi Corellist ega barokist. Ta teadis ainult, et ta ei saa lahti silmi Nicole Vegalt. Tüdruk mängis keskendunult, eneseteadlikult, säravalt, avalalt ja tema paljaste käsivarte liigutused nõidusid Etienne Puremondi. Ta ei kuulanud muusikat, vaid selle kõla ja ahmis endasse selle üldpilti. Elas läbi helisid, mida Nicole'i käed ja sära võlusid. Ta lasi end kanda meloodiast ja harmooniast. Tundis ühtsust muusika ja selle esitajaga. Etienne Puremont ja ilmselt ka 100 teised saalis viibijad olid muudetud ideaalseteks baroki ajastu muusika nautijateks
kes ei osanud veel otsida muusikast helilooja loomingulisi taotlusi ega eneseväljendust. Esimese osa kulminatsioonis vahetas Nicole instrumenti. Talle toodi kitarr ja ta mängis Vivaldi kontserdi Largot kitarrile ja keelpilliorkestrile, seda iga kitarristi unistuse meloodiat. Hämmastav, kas pole? Ütles Etienne'i paks naaber, kui meeletu aplaus lõpuks vaibus ja Camerata Arcangelo lavalt lahkus. Hämmastav, kui tänapäevaselt see kõlab. Etienne pomises midagi vastuseks ja üritas tõusta, et korpulentsele barokihuvilisele jälle teed mitte teha, kuid too haaras Etienne'i küünarnukist ja jätkas. Ja mõelda vaid, et Vivaldi kirjutas 450 kontserti, kuid leidis alati viisi, kuidas mõnda instrumenti orkestrist omalaadselt esile tuua. Kas teadsite, et algselt oli see lugu kirjutatud oboele? Kellele? Küsis Etienne. Pole oluline. Muide, kuidas oleks ühe sigaretiga, monsieur Puramont? Ma kardan, et me peame selleks majast välja hiilima. Mind taheti ennist juba trahvida. Need teie Quebeci kombed on üsna veidrad. Kes te olete? Küsis Etienne. Vance C. Ryland. Sõbrad, kui mul neid oleks, kutsuksid mind Vanniks. Kui me siit vahekäigust eluga pääseksime, ulataks ma teile oma nimekaardi, millelt võite lugeda, et ma olen eradetektiiv Vancouverist. Aga nüüd ma järgneksin teile, monsieur eksortsist Puramont. Vance, Vanni, pahvis odavat sõnnikulõhnalist sigarit. Nad seisid palee treppidel, kirvetavas sügistuules, nautimas nappe minuteid, mis teise osa alguseni olid jäänud. Nii et see olite teie, kes mind siia meelitas, ühmas Etienne lõpuks. Kurb küll, aga ilmselt olete mind kellegagi segamini ajanud. Mul ei ole enam põhjust end eksortsistiks nimetada. Te olite ainus sel, kelle ma suutsin välja tuhnida, ütles Vance C. Ryland ja kehitas nukralt õlgu. Te ei näe just seda moodi välja, et teil hädasti eksortsisti läheks vaja. Tahate öelda, et mul läheks hoopis dietoloogi vaja? Teate, see ei aita. Geneetilisel korpulentsusel on pealegi omad võlud. Näiteks millised? Me võime süüa üsna palju ja magusad seal hulgas, aga paksemaks ei lähe. Muide, te oleksite vist väga üllatunud, nähes, et ma söön tegelikult vähe. Ja ausalt öeldes kannatan viimasel ajal isu puuduse all. Mis toob meid tagasi selleni, miks mul on eksortsisti vaja. Või vähemalt midagi selle taolist. Ma ei ole isegi midagi selle taolist. Nii et te ei taha mu lugu kuulda. No seda ei ole ma öelnud. Aga kas seda peab just barokikontserdil tegema? Teile ei meeldi see muusika? Te pole lummatud Nicole Vegast. Ka seda ei ole ma öelnud. Etienne tallas koni talla alla ja lõdistas külmast õlgu. Ma olen ärimees, monsieur Puramont. Teie siia kutsumine oli investeering, kui nii võiks öelda. Kui ma oleksin osanud midagi kavalamat välja mõelda, siis oleksin ma seda teinud. Aga te ei saa ju Vancouveri eranuhki üleliigses taibukuses süüdistada. Ehk ainult üleliigses kehakaalus. Ma tahan teile midagi müüa. Teile või teie kaudu liigale, mul ükstapuha. Kontsert on kaubaproov.
ja kui ma ei soovi osta, siis ma pean sopalehtedega õnne katsuma. Kõlab kuidagi šantaaži moodi. Ei, ärge mõistke mind valesti. Ma ei taha raha välja pressida, vaid oma töö eest tasu saada. Ryland vehkis ehmunult käega ja ajas oma tubakavingu Etienne'ile näkku. Vabandust, aga ma demonstreeriksin oma kaupa nüüd edasi. Kui ma ei eksi, peaks Nicole nüüd mängima lüliid. See on mingi keelpill, jah? Uuris Etienne, kuid Ryland lõi ainult käega ja nad kobisid saali tagasi. Isegi nendes palades, kus Nicole Vega ei soleerinud, levis tema lumm üle saali. Selles ei olnud midagi seksuaalset, sai Etienne korraga aru. Kuid ometi oli ta kindel, et just Nicole'i viola oli see, millele olid kinnitunud kõigi silmad, kui mängiti kodandlase staadlimehe March pour la cérémonie Turki või Corelli 64. Concerto Grosso Adagio Allegrot. Õbluke ja habras brünett. Must oli tema värv. Must seelik, mustad sukad, must lühikeste käistega džemper. Tema parfüüm oli õrn muskaat, vihjega Alpi lilledele. Mis kõige rohkem Etienne'i rabas oli see, et ta sai sellest muusikast korraga aru. Ta mõistis seda. Ei, mitte kompositsiooni, mitte muusikateooriat, matemaatilist loogikat, mitte kontserdi ülesehitust, instrumentide võistlust, domineerimispüüdest tulenevat harmooniat. Ta mõistis emotsiooni. Ta mõistis ilu kõla, rabavat naudingut iseenese täiuslikkusest, teadlikkust oma nüansirikkusest. Kummatigi ka mingit mõõdet, mida ta pidas lapsemeelsuseks. Kontserdi lõpetasid Prantsuse hilisbaroki vähetuntud helilooja Fabrice Brunet Allegrod. Nicole säras. Tema viola lõõmas joovastusest. Ta ise oligi muusika. Ning jahmunud Etienne oli vist ainus inimene saalis, kes ei karanud kooda lõppedes püsti ega hüüdnud bravo. Isegi Ryland oli end püsti ajanud ja plaksutas käsi nii, et higipiisad langesid. Nicole Vega sai palju lilli. Ta puistati nendega üle ja viiulimehed pidid roosisülemid kaasa viima. Hapra neiu käed ei suutnud neid nii palju korraga haarata. Tema muusika ei lahkunud Etienne'ist. See jäi sinna edasi. Pulseeris ta sees ja kõrvus ja kusagil ebamäärases kohas, mida vist nimetatakse hingesopiks. Midagi oli Etienne Pyremondis jäädavalt muutunud. Minu kaup on selline, ütles Ryland hiljem, kui nad olid end alllinnas ühes kõrtsis sisse seadnud, süüdanud sigaretid ja rüüpasid läbatti. Et ma müün teile ühe teatava DVD. Selle peal on kõik, mis teil vaja läheb. Hind on $10,000. USA dollarit, ma mõtlen muidugi. Kas me nüüd vähe asjadest ette ei rutta? Küsis Etienne. Te tahate mulle müüa maailma kõige kallimat DVD-d ega lausu sõnagi, mis selle peale kõrvetatud on. Nicole Vega, vastas Ryland. Kõik tema kohta, mis ma olen viimase poole aasta jooksul üles tuhninud. Ma saan muidugi aru, et te olete fänn ja tegelete muusikapiraatlusega, aga miks ma ei võiks minna esimesse ettejuhtuvasse poodi ja osta? Ärge lõõpige, ühmas Ryland.
ma olen ärimees ja ei tulnud nalja tegema. Esiteks, ei ole olemas ühtegi ametlikku Nicole Vega salvestust ega CD-d. Tüdruk lihtsalt ei tee plaate. Ta võiks hunniku raha kokku ajada, kuid keeldub salvestustest. Ja teiseks, mis oleks, kui te kuulaksite mu loo lõpuni? Palun, teil tuleks sellega ainult alustada. Lugu on selline, et umbes pool aastat tagasi palkas mind üks New Brunswicki advokaadifirma. Töö oli pealtnäha lihtne. Nicole Vega, kõik tema kohta, kes ta on, kust ta tuleb, kellest pärineb, koolid, muusikukarjäär, mida sööb, kust riideid ostab, kellega magab, harjumused, hobid, koerad, kassid, papagoid, instrumendid, sissetulekud, kõik. Üsna palju ühe tavalise eradetektiivi kohta, aga firma nähtavasti teadis minu reputatsiooni. Mul on vahendid ja võimalused seda sorti töö tegemiseks. Minu alluvuses on paar Kanada kõige taibukamat häkkerit ja eradetektiiv olen ma 10. aastat. Enne seda töötasin ma ühes riiklikus asutuses, mida päris ametlikult ei ole olemas. Tänapäeva maailmas ei ole suuremat tähtsust, kas su kontor asub Calgarys või Calcuttas, info on olemas elektrooniliselt. Mind palgati väidetavalt seepärast, et Nicole Vega alustas oma Kanada turneed just Vancouverist. Miks neid Nicole huvitab, seda mulle mõistagi ei öeldud. Kulud korvati kuninglikult. Sain kopsaka summa ettemaksuks ja võisin ööbida 5 tärni hotellides, üürida Mercedeseid ja süüa homaare. Olin ettenägelik ja ettevaatlik. Mida rohkem ma tüdruku kohta välja kaevasin, seda rohkem tegin endale varukoopiaid. Muuseas, minust sai barokkmuusika ekspert. Ma kuulan isegi autos ainult Vivaldit ja šokeerin ummikutes korralikke kodanikke. Tunnen kaasa põrgusse. Minu leping oli, et kui ma 3 kuu mööndudes esitan neile täieliku faili Nicole Vega kohta, saan ma 10 tonni. Ma saatsin Nicole'i kõikjal turnee ja kogusin tema kohta rohkem infot, kui on näiteks teie kohta selle sama asutuse andmepangas, kus ma kunagi töötasin. Mida ei tohiks kuigi palju olla. Mida on palju rohkem, kui te arvata oskate. Suur vend jälgib. Vandenõuteooriate fännid ei tea, kui palju infot tegelikult iga korraliku kodaniku kohta riigile ladestub. Seda ei jõuta lihtsalt korralikult läbi analüüsida. Kui ma olin Vega tüdruku korralikult luubi alla saanud, nii tema karjääri Kanadas kui väidetava lapsepõlve Euroopas, kadus mind palganud advokaadifirma jäljetult. Ja kui ma ütlen jäljetult, siis seda ma ka mõtlen. Seda ei ole kunagi olemas olnud. Mul ei olnud kellelegi oma tööd tulemusi müüa. 2 kuud ma ootasin. Lasin oma häkkeritel jälitada advokaadifirmat, kuid kõik otsad olid korralikult uputatud. Jabur, arvas Etienne. Kui teile nii hästi maksti ja kui te midagi tundlikku välja kaevasite, siis oleks nad võinud teile ju maksta või teid muud moodi vaigistada. Seda küll, kuid ma arvan, et hoopis see firma ja nende klient vaigistati. Keegi on väga huvitatud, et Nicole Vega saladus ei tuleks ilmsiks. Ja see saladus oleks... Te pole veel aimanud. Ma ei aima kunagi. Mida te tahate öelda? Et Nicole'il on võimsaid sõpru. Dirigente, heliloojaid, viiulisaagijaid. Kõige kõrgemalt tasustatud dirigendid maailmas oleksid õnnelikud, kui saaksid tüdruku oma orkestrisse.
aga need ei ole tüübid, kes oleksid üritanud minule kanna peale astuda. seda on tehtud. keegi on üritanud sisse häkkida, jah. mu kutid said õigel ajal jaole. mind on jälitatud ja paar neegrimolkust üritas mulle Montrealis peksa anda. ühesõnaga, mind on hoiatatud, et kõige parem, kui ma selle loo unustaksin. ja teie? Ryland ohkas, tühjendas õllekannu ja süütas sigari. mul on kahjuks väga halb mälu. pealegi, te ju kuulsite Nicole'i ise. kas siis tema muusikat on võimalik unustada? lihtsam oleks ju teile maksta need 10 000 ja mitte jantida hoiatustega. milleks teie huvi juhtumi vastu niiviisi suurendada? asi on selles, et nad nähtavasti ei kujuta ette, kui sügavale ma kaevasin. aga ma kaevasin põhjani välja. kõik on DVD peal. ainus, mis ma tahan, on see, et mulle makstakse lubatud summa. oodake, aga kus on nüüd see koht, kus mina mängu tulen? liiga. Te mõtlete eksortsistid? ma ei kuulu ühessegi liigasse. jätke Püremont. ja ma tean, et ei ole enam ametlik eksortsist. aga kahjuks või õnneks olite teie ainus, kelle ma suutsin üles otsida. 13. oktoober 1998. Jean Chevalier, Baikomo. mäletate? ka minul on halb mälu. Jean Chevalier oli ühe minu sõbra sõber. tema käest ma kuulsingi eksortsistide liigast. ammustest aegadest olemasolev võrgustik, mida ei tapa ei tuli ega vesi. mehed, kes ei ole teadlased ega küsi, kuidas see võimalik on, vaid kes võtavad raha, et seda meie maailmast eemale hoida. mehed, kes on nagu ämblikud inimese majas. loovad oma võrgustiku, omavad võimeid, mida tavalisel inimesel ei ole ja ajavad oma asja. aitavad hävitada inimese majast kahjureid. Nendest peetakse lugu ja neid austatakse, sest nende teed ei ristu inimese omaga. Nad ei söö ega situ inimese toitu, vaid hävitavad kärbseid. kui hästi vaadata, näed sa võrke igal pool, aga ämblikke harva. ainult siis, kui nad saagi järele ronivad. Te olete alati olemas olnud ja teie võrgud on kõikjal, kuid teid eneseid on raske leida. Jean Chevalier kaudu leidsin ma kellegi Etienne Pyremonti. ja arvate, et tema ostab Nicole Vega DVD? kas tema või liiga? kui liiga ei ole juhuslikult see, kes mulle on üritanud saba peale astuda. isegi kui liiga on olemas ja mul on sellega olnud mingeid sidemeid, ei saa ma aru, miks peaksime me teie käest selle DVD ostma? aga te ei tea ju, millisele järeldusele ma Nicole Vega suhtes jõudsin. mis see ka ei oleks, ei saa see kindlasti olla selline, et vajataks eksortsisti abi. ärge olge selles nii kindel, ütles Ryland ja tõsines. siis rüüpas ta õlut ja sõnas hästi vaikselt. liigal on võimsaid vaenlasi ja liigal on suuri saladusi. tänapäeva maailm ei ole enam see, mis 10 aastat tagasi. ka teile on palju lihtsam saba peale astuda. selleks, et liiga jääks tänapäeva maailmas ellu, peab ta muutuma. kas te pakute abi? ma pakun teile seda DVD-d 10 000 eest.
ja miks ma peaksin selle ostma? Sest selle peal on tõendus, et niinimetatud Nicole Vega ei ole inimene. Et liigal on võimsaid vaenlasi, selles oli Rylandil muidugi õigus. Maailm on muutunud, väga muutunud. Liiga on üle elanud despoote, türanne, inkvisitsioone, nõiajahtide hullusi, usupogromme, erinevaid poliitilisi režiime, kuid globaliseeruvas, digitaliseeruvas ja üha rohkem kitsenevas ja reguleeritavas maailmas ei pruugi see enam nii lihtne olla. Liiga vastu on huvi tundnud võimsad eriteenistused. Liiga peab hakkama end varjama ja konspireerima rohkem kui keskajal. Liiga peab ise muutuma eriteenistuseks ja korporatiivsemaks. Suletud süsteemiks, mis eksisteerib iseenda pärast ja käitub kui sarimõrvar. Tema tegevus ei pea olema arusaadav kellelegi teisele peale iseenda ja oma motiive ei pea ta kellelegi põhjendama. Eksortsistid peavad kas muutuva maailmaga kohanema või kaduma. Aastasadu kestnud jagelemine katoliku kirikuga on köömes selle kõrval, millist ohtu kujutab liigale 21. sajandi arenenud demokraatliku riigi bürokraatia. Vatikan on liigat aktsepteerinud, suutes kaardistada erinevad tegevusvaldkonnad ja vähese huvide kattuvuse. Eksortsistid ei ole agitaatorid. Nad ei õõnesta kiriku võimu ega kuuluta alternatiivset ideoloogiat. Kirikuga oli kokkulepe võimalik, riigiga mitte iialgi. Demokraatliku riigi masinavärgi ja huvide jaoks on liiga kahtlane, registreerimata salaorganisatsioon, vandenõu. Liiga ridadesse on üritanud imbuda provokaatorid, nii Kanadas, Argentiinas kui Rootsis. Liiga ei ole kunagi olnud fikseeritud struktuuriga organisatsioon. See on pigem vaba ametiühing, mille liikmed juhinduvad missioonitundest ja tunnetatud vajadusest alluda saatusele, mida nad ei ole ise valinud. Eksortsistidel ei ole töötõendeid, läbipääsulube, hierarhiat ega karjääri. Uue sajandi nõuded või konspiratsioonireeglid sunnivad aga liigat muutuma rahvusvahelise korporatsiooni taoliseks loheks, sunnivad koonduma ja looma bürokraatiat. Liiga pangakontod Zürichis, laborid Silicon Valley's ja Moriokas ei pruugi vastu pidada tänapäeva riigi survele. Eksortsistide tegevus ei ole kunagi olnud täielikus kooskõlas kehtiva õiguskorraga. Eksortsist peab oma tegevuses juhinduma teistest seadustest kui parlamentides läbi hääletatud demokraatlikud seadused. Liiga peab asuma palkama advokaate, arvutikurusid, turvateenistust, raamatupidajaid, avalike suhete nõunikke. Liiga peab tulema kapist välja, legaliseerima end riigi silmis, kuid see tähendaks liiga lõppu. Etienne oli teatanud oma otsusest liiga suurmeistrile pärast seda, kui mingid müstilised telefonikõned olid ta päästnud Jean Chevalier mõrva kahtlusaluse rollist. Seda oli aga tema jaoks liiga palju. Ta palus järelemõtlemisaega, mis nüüd oli veninud aastate pikkuseks. Suitsetaja võib maha jätta suitsetamise kuuks või aastaks, kuid see ei tee temast mitte suitsetajat. Etienne oli mitte praktiseeriv eksortsist. Aga ta oli eksortsist, mitte suitsetav suitsetaja.
Etienne viipas kelnerile, lasi tuua uued õlled. Konditsioneeritud õhuga kõrtsis oli muutunud korraga väga jahedaks. Vance C. Ryland pahvis sigarit ja nägi kuidagi õnnetu välja. Kui te teate midagi liigast, ütles Etienne, siis te peaksite ka teadma, et me osutame teenuseid. Üritame aidata hädasolijaid ja võtame selle eest tasu. Ma tean. Ja muide, mina olengi hädas. Raha hädas. Advokaadifirma kadumisest saadik olen ma Nicole'i uurinud oma rahadega. 10 000 kompenseeriks mu töö ja vaeva täielikult. Miks te üldse arvate, et mina või liiga oleksid huvitatud ostma? Ma ei arvagi. Ma loodan. Öelge lihtsalt, et te ei ole huvitatud ja me lahkume sõpradena. See on väga suur summa. Ma ei kanna seda vesti taskus. Loomulikult. Sellepärast mul ongi siin üks teine DVD, mida me võime nimetada demoversiooniks. See peaks teid veenma küll. Uurige seda paar päeva. Ja kui olete huvitatud, siis minu koordinaadid on teil olemas. Neetud, selle tüdruku olemasolu paiskab segi kogu meie füüsilise maailma pildi. Kõik teadused ja arusaama asjade olemusest. Ma ei oleks selles nii kindel. Varsti olete. Muuseas, kas või see peaks teid veenma? Ryland õngitses mapist Manila ümbriku ja avas selle ettevaatlikult. Ümbrik lõhnes värske naha järele ja Etienne pani tähele, et see oli 4 kohast hoolikalt kinni teibitud. Ümbrikus oli foto. See on nii-öelda boonuseks, sõnas Ryland. Vaadake seda tähelepanelikult. Ma nägin tüdrukut juba küllalt, mida võib üks foto veel lisada, ühmas Etienne. Vaadake, vaadake. Nicole'ist ei ole kuigi palju ülesvõtteid, eriti veel niisugust. Etienne vaatas. Foto kujutas loomulikult Nicole Vegat. Ta oli kusagil pargis, oli varasuvi, vahtrad olid just lehte läinud ja sirelid õitsesid. Nicole oli hoogsalt astumas mööda kruusateed. Taamal olid mõned inimesed pildistaja poole seljaga. Tüdruk oli üksi. Ta ei kandnud päikeseprille, ta juuksed olid lahti ja ta näol oli rõõmus, väga rõõmus ilme. Pilk oli suunatud veidi vasakule, mitte otse kaamerasse. Ta kandis seljas lühikest ja liibuvat, moodsat oranži särgikest, mis jättis keskkeha paljaks. Figuur oli laitmatu. Ja musti shortse. Tüdruku jalad olid sihvakad, hästi heledad. Nahk oli sile ja läikles päikese käes. Tema keha asend tõi välja laiad puusad ja täidlased rinnad ning Etienne nägi Nicole'i vaimusilmas alasti. Selleks ei olnud vaja palju pingutada, ainult eemaldada mõtteliselt need õrnad riideesemed. Nicole Vega oli tohutult ilus tüdruk. Käite kaameraga plikasid piilumas, mis? Küsis Etienne. Canon K2500 teleobjektiiv. Pilt on tehtud 80 meetri pealt. Minu arust igati meistritöö. Kas te näete? Ma näen ühte väga kena tüdrukut. Mitte midagi, mis viitaks sellele, et ta pole inimene. Pigem vastupidi. Vaadake terasemalt, soovitas Ryland. Ka mina ei pannud algul tähele. Ma jätan pildi teile ja paari päeva pärast ootan teie kõnet.
Etienne jäi baari üksi. Tellis veel ühe õlle ja kui see oli ette toodud, avas taas ümbriku ja silmitses Nicole Vegat. Ta vaatas teda pikalt, uuris keha kumerusi, riietas mõttes lahti ja kujutas ette, kuidas ta käed haaravad neiu embusse ja suruvad oma keha vastu. See oli siin nii lihast ja luust ahvatlev neiu, kui vähegi olla sai. Ta mäletas neid sihvakaid käsi violat mängimas ja mäletas seda tõsist joovastunud ilmeta näol laval. Pildil oli aga lihtsalt üks tavaline kaunitar pargis jalutamas. Etienne vaatas pilti kaua. Lõpuks ta nägi. Üks nimi kerkis pidevalt esile. Nimi, mis oli olnud põgusas seoses ühe Vance C. Rylandi DVD-l mainitud seigaga. See nimi oli Etienne'ile tuttav. Ta oli seda varem ka kuulnud ja märganud, kuid ei suutnud täpselt meenutada, kus ja kunas. Mieczysław Grpovski. Neil päevil, mil Etienne tegeles, unustades kõik muu Nicole Vega juhtumiga, elas ta otse kui palavikus. Ta teatas oma reklaamiagentuuris, et võtab määramata ajaks puhkust. Firma peab mõnda aega ilma temata hakkama saama. Ta taastas ühenduse liiga serveritega. Ta töötas jälle. Oli tagasi limonaadipurkide ja pesupulbrite reklaamist üleloomuliku maailmas. Oma maja keldris Rue Lavalli tänavas sisustas ta taas korraliku labori ja uurimiskeskuse ja oli päev-päevalt üha enam haaratud fenomenaalse barokkmuusiku saladusse. Mieczysław Grpovski. Nimi vilksatas taas, kord seoses mõne ammuse juhtumiga ja lõpuks julges Etienne saata liigale päringu. Vastus jahmatas teda. Muidugi, ta oli liiga asjadest nii kaua eemal olnud, kuid ikka olid nad üllatunud, et ta ei teadnud, kes on Grpovski. Kui Etienne endale lõpuks tunnistas, et on täielikus ummikus ja aeg pressib peale, otsustas ta helistada. Otsus ei tulnud kergelt. See oleks nagu reamehe telefonikõne marssalile. Quebeci ja Varssavi ajavahe oli 4 tundi. Ta helistas hommikul, pärast magamata ööd. Poolik bourbon jahtunud kohviga laual, mida katsid juhtmed ja väljatrükkide hunnikud. Tuhadoos oli kuhjaga täis ja Etienne tundis, et kui ta ei saa 2 tunnikest und, siis ei ole ka tema varsti enam inimene. Telefon kutsus kaua. Talle vastati poola keeles ning selle riismeid kokku võttes suutis Etienne selgeks teha, et helistab Kanadast ja tal on äärmiselt kurb meel tülitada, kuid tal oleks hädasti tarvis kõnelda Mieczysław Grpovskiga. Pan Grpovski on aias, vastas hääl inglise keeles. mina olen tema majahoidja ja aednik. Kui pan ütleks oma nime, siis ma küsin pan Grpovski käest, kas tal on mahti. Nimi on Etienne Puremont, aga ta ei ole minust kunagi kuulnud. Te võiksite siiski mainida, et me oleme kolleegid. Pan Grpovski on pensionil, teatas aednik uhkusega. aga ma ütlen talle. Muide, minu nimi on Grigor Ziminski ja mul on Kanadas palju sugulasi. Minu õetütar elab Torontos ja tal on juuksuri töökoda. Kui sinna kanti juhtute... Ma kindlasti tervitan teda, lubas Etienne. Kui pan oleks nii lahke. Tema nimi on Joanna Sherwood, aga ta oskab poola keelt.
ja minu vanaonu pojad elavad Hamiltonis. maailm on väike, tõepoolest. aga kui pan Krpovski... Jaa, ma kohe lähen ja teatan talle telefonikõnest. Oodake palun. oodata tuli ligi 4 minutit. Krpovski ici, monsieur Peremond. Hääl kuulus tõesti vanale mehele. Mičislav Krpovski pidi olema juba üle 80 ja samuti nagu Etienne juba mõni aasta ametlikust praksisest eemal. Hääl oli väsinud, roidunud, ent toon oli sõbralik ja abivalmis. Te võite rääkida prantsuse keeles. ma tänan teid. mul on kohutavalt kahju teid tülitada, aga juhtum, millega ma praegu tegelen, võib teile huvi pakkuda. ma muidugi tean, et te olete juba pensionil, aga... Asja juurde. Katkestas Krpovski teda. Te olete liigast. ma olin liigas. praegu olen ma erus. see on erajuhtum. kui te vaatate liiga andmebaasi, siis leiate minu legitimatsiooni märgusõna Purple alt. Ma usun teid niigi. Te helistate muide konfidentsiaalsel liinil, mille number on teada ainult liigale. Asja juurde. Me istutasime pan Ziminskiga parasjagu jugapuud ümber ja see on väga suurt hoolikust ja ettevaatlikkust vajav tegevus. asi puudutab kedagi, kelle nimi on Nicole Vega. Kardan, et see nimi ei ole mulle tuttav. ta on klassikalise muusika interpreet, uus tõusev täht, virtuoos, teel maailma kuulsusele, oli just turneel Kanadas. tüdruk esitab peamiselt barokkmuusikat, mängib vioolat, viiulit, klavessiini, lautot ja kitarri. mul on alust kahtlustada, et ta ei ole inimene. Kui huvitav. Pomises vanamees. Rääkige lähemalt. Rääkida oli palju. Etienne üritas kiiresti teha kokkuvõtte kõige olulisemast. Kuidas Vance C. Ryland oli teda kontserdile meelitanud ja tekitanud temas huvi selle imelise tütarlapse vastu. Kuidas Vance oli küsinud 10 000 DVD eest ja rääkinud, et talle on üritatud saba peale astuda. Ja kuidas Ryland oli andnud talle foto, millel oli näha täiesti eksimatult, et Nicole Vegal ei olnud naba. Ja ta rääkis sellest, et Ryland oli talle andnud oma uurimustöö demoversiooni ning seejärel kadunud nagu vits vette. Mida Mademoiselle Vega sel kontserdil esitas? Küsis Krpovski. Vivaldit, Lullid, Corellit ja Brunet. Fabrice Brunet? Vanamehe hääles oli kõlanud erutus. jah, keegi vähetuntud prantslane. Tegelikult oli ta muidugi itaallane. Kõik ilus ja moodne tuli sel ajal Prantsusmaale Itaaliast. Fabrizio de Bruno tuli Pariisi Lombardiast ja tegi kapellmeistrina kiiret karjääri. Ta oli väga menukas päikesekuninga õukonnas, kuid jäi alla vanale intrigaanile, ambitsioonikale Lullile, kes oli muidugi samuti itaallane, õige nimega Giovanni Battista Lulli. Seletas Krpovski kiiresti. Ometi kirjutas Brunet mitu uuenduslikku heliteost. Ta tegeles 2 tolleaegse sonaadi tüübi standardiseerimisega ning ilmselt laenas Corelli just temalt mitu uut võtet. Tõenäoliselt mõjutasid need tööd ka Handelit oma kontsertigrosside loomisel. on see oluline? Küsis Etienne. Brunet poos end üles. Väljaspool liigat teatakse temast vähe. Rääkige edasi. Ryland kadus.
ütles Etienne. teda ei ole kusagil. Telefon on välja lülitatud. tema Vancouveri büroo on mures. politsei ei tea temast midagi. mul on ainult tema DVD demo ja see on üsna kõnekas. Vance C. Ryland oli olnud metoodiline inimene. oma uurimistöö Nicole Vegast oli ta salvestanud peatükkide alla päritolu, lapsepõlv, karjäär, intervjuud, intiimelu, instrumendid, füsioloogia, rõivastus, rätsepad, tuttavad, etc. peatükkide alla oli salvestatud tekstidokumente, skanneeritud artikleid ja muid dokumente, fotosid, heli- ja videofaile. iga peatüki alguses oli süsteemne kokkuvõttev sisufail, mida sellest leida võib ja miks see tähtis on. Demoversioon sisaldas kokkuvõtteid ja umbes kolmandikku igast peatükist. Nicole Vega päritolu oli ebamäärane. mõnest intervjuu katkest võis järeldada, et tema ema oli tulnud Šveitsi kas kusagilt Ungarist või Rumeeniast, seal abiellunud ja rännanud Austraaliasse. Nicole olevat sündinud Šveitsis ja omas ilmselt Šveitsi kodakondsust. Muusikalise hariduse oli ta omandanud eraõpetajatelt ning ka koolis olevat käinud kallites ja kinnistes Euroopa erakoolides. Esinema olevat ta hakanud Austraalias väiksema publiku ees, kammersaalides. Ent järelepärimiste tulemusena ei olnud ükski esinemine kinnitust leidnud. Tema saabumise aeg Kanadasse oli ebaselge. Kuid 2 aastat tagasi oli tema impressario võtnud ühendust ühe Montreali barokikollektiiviga võimaliku koostöö suhtes. Andmeid ja jälgi tema vanemate kohta ei ole. Tundub võimatuna, et tänapäeva elektroonilise bürokraatia ja üliintensiivse riikliku kontrolli ja kõige registreerimise maailmas saab olla 25-aastane inimene, kel ei ole maksuajalugu, sotsiaalkindlustust, krediitkaarti. Kuid just nii see Nicole Vegaga oli. Riigi jaoks ei olnud teda elektrooniliselt olemas. Nicole Vega ei olnud maksnud Kanadas sentigi maksu. Ei olnud iial käinud ühegi arsti juures ega täitnud üldse ühtegi riiklikku ankeeti. Tema juhtum oleks iga maksuametniku unistus. Elektroonilise mitte olemasolemise eest ootaksid teda kõvad trahvid. Vance C. Ryland ei leidnud ühestki andmebaasist Nicole'i kohta mitte midagi ametlikku. Tal ei paistnud olevat isegi Kanada elamisluba. Kuidas ta niimoodi oli suutnud sõlmida lepinguid ja saada kontsertide eest tasustatud, võis teada ainult tema impressario, keegi helilooja Jean-Vincent Bonhomme. Ei, nad ei olnud armukesed, sest Nicole Vegal ei olnud üldse intiimsuhteid. Ei ühtki kallimat ega juhututtavat. Tüdruk elas täielikku nunnaelu. Muusika avalikkus teadis ainult legendi Nicole Vegast. Kuid vähegi tõsisem taustakontroll näitas, et see kõik on bluff. Kõik järelepärimised Euroopast olid andnud tulemuseks 0. Rylandi jälitustegevus oli järgmiseks tuvastanud, et Nicole Vega ei söö, ei maga ja tal ei ole mitte ainsat tuttavat peale interpreetide, kellega ta koos esineb, kuid sotsiaalselt ei lävi, ning Monsieur Bonhomme'i. Nende tutvuse algust ei ole võimalik tuvastada. Ent kui Kanadas on keegi, kes teab midagi Nicole'i kohta, on see Bonhomme ja tema oma suud ei paota. Teda ei ole nähtud ei söömas ega magamas. Tal on põhjused, et oma perekonnast ja päritolust mitte rääkida, sõnas Krpovski. Seda on pisut vähe, et teda mitte inimeseks kuulutada, või mis? Tal pole naba. Vabandust,
aga ühe kaugfoto järgi ei saa seda kindlalt väita. muidugi on veel midagi. Laske tulla. Ryland oli Nicole'i jälitades teda korduvalt pildilt kaotanud. Nicole Vega oli otse kui õhku haihtunud. Ühel hetkel teda lihtsalt enam polnud. Ja isegi ühel videokaadril on näha, kuidas tüdruk kaob. Ta läheb mööda pargiteed, nuusutab akaatsiapõõsast ja järgmisel hetkel teda lihtsalt ei ole. Neid kadumisi oli kokku 7. Ja demol oli näha 1. Etienne oli videot kaader kaadri haaval analüüsinud ega suutnud tuvastada ühtegi viidet võltsingule. Aga mitte see video ei olnud peamine, mis viis lõpuks Etienne'i telefonikõneni Poolasse. On üks nimi, monsieur Krpovski. Üks nimi ja seos, miks ma teile helistan. Rylandi DVD-l on peatükk analoogsed juhtumid. Nimi on Constantia Ambrosini. Kas see ütleb teile midagi? Toru otsas oli pikk vaikus. Liiga pikk. Etienne'ile tundus, nagu oleks vana eksortsist telefoni juurest eemale põrkunud ja ahmis õhku. Monsieur Krpovski? Jah, ma olen siin. Kostis lõpuks vaikne ja kähisev hääl. See oli ammu, väga ammu. 1963. Ma ei tea, kuidas Ryland selle välja kaevas, aga põhimõtteliselt on tegu samalaadse juhtumiga. Geniaalne noor muusik, kelle esinemised tekitasid sensatsiooni ja kes oleks otse kui mitte kusagilt äkki esile kerkinud ja kes sama kiiresti ka kadus. Ja mitte keegi ei suutnud tuvastada tema päritolu. Rylandil on Ambrosini juures üks alamfail, milles esineb teie nimi ja lingid eksortsistide liiga mainimistele pressis. Ma uurisin liiga andmebaasidest ja jõudsin nende kurikuulsate apokrüüfiliste X-failideni. Liiga lahendamata ja seletamatud juhtumid. Seal oli teie lakooniline kirjatöö Ambrosinist, milles mainiti mingit liha ja luu loitsu. Ma sain aru nii, et teid palkas keegi, kes kahtlustas, et Constantia Ambrosini on nõid ja nõidunud endale teie tööandja surnud tütre keha. Ma pean tunnistama, et see kõik jäi mulle kaunikesti arusaamatuks. Aga seos on olemas. Nii Nicole Vega kui Constantia Ambrosini esitavad barokkmuusikat. Seal juures ka Fabrice Brunet heliteoseid. Nad on imekaunid tütarlapsed ja... Miks te selle juhtumiga tegelete? Kähistas Krpovski. Teid ei ole ju keegi palganud. Pigem vastupidi. Ma juurdlen selle üle isegi, ütles Etienne, süütas sigareti ja kobas kohvikannu, mis oli muidugi tühi. Lihtne vastus oleks, et ma olen lummatud Nicole Vega ilust ja muusikast ja intrigeeritud tema saladustest. Täpsem vastus oleks aga see, et midagi on õhus, midagi on toimumas. Nicole'i ähvardab oht, ma olen selles kindel. Ma ei tea, kes või mis teda ähvardab, aga vaist, mõistate? Eksortsistil ei ole vaistu. Eksortsistil on teadmised, kogemused ja vilumused. Öelge mulle käsi südamel, monsieur Puremont, et te ei ole haaratud kirest mademoiselle Vega vastu ja tegutsete vaid akadeemilisest huvist. Mu üks käsi hoiab sigaretti ja teine telefonitoru.
aga minu vastus on selline. Nicole Vega ei ole inimene, ei ole sündinud naisest ja ma kahtlustan, et ta on kloon. Ma tegutsen veendumusest, et suudan teha midagi kasulikku liigale ja ära hoida ohu, mis ähvardab Nicole Vegat. Ma olen lummatud tema ilust ja andest, sest see on avardanud minu maailmataju. Ja ma tajun, et keegi kavatseb tema suhtes kurja ja ma olen valmis selle ohu vastu võitlema. Kloon, pomises Krpovski. miks te nii arvate? On teil tõendeid? See on hüpotees, teooria, mis näib siiski faktidega sobivat. Kellelgi on juba ammu 1963. aastast saadik õnnestunud kloonida või tehislikult luua inimesi. Antud juhul muusikaliselt üliandekaid tütarlapsi. Mis on kloonimise seos liigaga? Ma ei tea. Võib-olla on keegi varastanud liigalt väärtuslikku informatsiooni ja selle alusel neid kloone valmistanud. Liha ja luu loits? Kas keegi liigast ise on kloone valmistanud? Ma tõesti ei tea. Kuid Nicole'il ja Rylandil on nähtavasti võimsad vaenlased. Ja te teate ilmselt, milline pingeline salajane sõda käib praegu kloonimise ümber. On biotehnoloogia hiidkorporatsioonid, kes haistavad kloonimises suurt kasu ja toimetavad varjatult katseid. On valitsused, kes on kloonimisest samavõrra huvitatud, kuid peavad arvestama avalikkuse ja usuringkondade survega. Kui Nicole on tõesti kloon, siis seletaks see nii mõndagi. Ka seda, et keegi arvas kunagi, et Constantia Ambrosini on võtnud tema tütre keha. Ühesõnaga on tema pealt kloonitud. Pealegi Šveits. Kas mitte Šveitsis ei asu mitmed biogeneetika tippinstituudid? See seletaks ka, et üks pool kaitseb praegu Nicole'i, katsetab temaga, teine pool üritab teda... Üritab siis mida? Ma ei tea, kuid Ryland on kadunud ja Nicole'i ähvardab oht. Te kordate seda juba 3. korda. Mis te arvate, kas mademoiselle Vega ise on teadlik oma päritolust? Ma ei tea. Ehk on ja ehk üritab ta oma looja eest põgeneda. Üle maailma kontserte ja intervjuusid andes. Pan Krpovski, kas te oskate mind aidata või vähemalt midagi soovitada? Mida te iganes teete? Ärge kohtuge Nicole Vegaga. Ütles Krpovski. Ärge lähenege talle. Ärge üritage temaga kontakti saada. See on teie enese huvides. Aga miks ometi? Minu kavatsused on õilsad. Sest kohtudes silmast silma mademoiselle Vegaga ei ole teie kavatsustel enam mingit tähtsust. Kes ta siis on, monsieur Krpovski? Kas tõesti kloon või nõid? Mida ta tahab? Mis on tema eesmärk? Ja kas teda tõesti ähvardab oht? Te ju aimate, et ähvardab. Usaldage ennast ja mitte kedagi teist. Kes ta on? Kas te teate? Mul ei ole kindlat teadmist. Edasises peate te endale täpselt aru andma, mis on teie kavatsused ja mida te tahate saavutada. Kui te olete otsustanud mademoiselle Vegasse armuda ja talle läheneda, siis olete te hukule määratud. Ma mõtlen vaimsele hukule. Ja te ju teate, mis juhtub,
vaimselt läbi põlenud eksortsistidega. Etienne ei vastanud. Haavad olid veel liiga värsked ja valusad. Olgu. Sõnas Krpovski. Ma tänan teid selle telefonikõne eest. Te helistasite õigele inimesele. Teen kõik, mis minu võimuses, et teid aidata. Mida te kavatsesite edasi teha? Nicole Vega lendab järgmisel nädalal ringreisile Euroopasse. Esimene kontsert on Budapestis. Tegelesin just eelarveliste küsimustega. Unustage need. Mičislav Krpovskil on liiga ees piisavalt teeneid, et ta võib endale pensionipõlves ühe erajuhtumi eelarve välja kaubelda. Ma ei mõelnud seda sugugi niimoodi. Aga mina mõtlesin. Ma oleksin pidanud juba ammu Budapesti ühe külaskäigu ette võtma. Tänapäeval oleme ka meie Ida-Euroopas endale head kiirteed ehitanud. Mul on sõpru, kes mind Budapesti toimetavad. Lendamine on mulle liiga kurnav, aga autosõit aitab puhata. Me kohtume Budapestis. Ma peatun hotellis Astoria. Otsige mind sealt üles ja kulude pärast ärge muretsege. Nicole Vega intervjuu Quebeci klassikapanoraamile. Mademoiselle Vega, meie lugejaid huvitab eelkõige küsimus, miks neil ei ole võimalust osta ühtegi Nicole Vega helisalvestist? Muusika salvestamise ehk suretamise kontseptsioon on mulle võõras. Ma ei ole selle üle isegi pikemalt järele mõelnud. Ma olen ju olemas, eks, ja esitan muusikat, mida ma armastan. Ma olen elus inimene, arvan ma, ja nii on seda ka minu muusika. Muusika sünnib sel hetkel, mil ma seda mängin. See on seal saalis, minu pillis, minu mõtetes ja tunnetes. Kõik see, mis moodustab minu keha ja vaimu, esitab seda muusikat. Muusika jäädvustamine plastmasskettale on minu jaoks niivõrd kummaline, et ma ei oskagi teie küsimusele vastata. Kuid ei ole olemas ainsatki klassikalist muusikateost, mida ei oleks helikandjale salvestatud. Kõik need klassikalised muusikateosed on ju kirjutatud esitamiseks, mitte salvestamiseks. Heliloojad, kes on juba sajandeid surnud, lõid oma teosed teadmises, et keegi neid mängib. Iga esitamiskord on ainulaadne. Muusika sünnib just sel hetkel. See on harmoonia, helilooja kavatsuste ja interpreedi taotluste vahel. Fabrice ei kirjutanud oma allegrosid salvestamiseks. Fabrice Brunet. Monsieur Brunet kontsertide salvestamine tundub mulle eriliselt võikana. Teate, ta oli väga õrna ja tundliku loomuga inimene ning ainuüksi mõte sellest, et keegi kuulaks tema muusikat surnuna. Kuid te ei taha ju ometi öelda, et te ise ei kuula helisalvestisi. Plaate, CD-sid, DVD-sid. Mul ei ole ainsatki. Kuid kuidas te siis... Ma mõtlen, et kuidas te hoiate end kursis muusikamaailmas toimuvaga? Kuidas te üldse tunnete muusikat, kui mitte helisalvestiste kaudu? Mul on noodikogu. Ma lävin heliloojatega, ma esitan muusikat, ma tunnetan muusikat, aga ma ei kuula seda puust kastidest, vaid kontserdisaalis. Millist kontserti peate oma viimaseks suurimaks muusikaelamuseks? Telemanni kontserti D-minooris.
kuid lubage, seda te ju esitasite eile. See ongi minu viimane suurim muusikaelamus. Loomulikult on teil õigus, et ükski salvestis ei suuda taas esitada elava muusika täit võlu. Isegi kõige eksklusiivsema tehnikaga maha mängitav 5.1 formaadis salvestis ei ole võrreldav kontserdisaalis kogetava efektiga. Ometi praktiseerivad seda ju kõik. See on ainus võimalus muusiku sõnumi viimisel laiema kuulajaskonnani. Ma armastan väga oma publikut ja teen endast kõik sõltuva, et nemad armastaksid muusikat, mida ma esitan. Ma ei saa ennast lahutada muusikast, kuid just seda salvestamine teeks. Ma tunnen, et mul ei ole õigust. Ei ole õigustust heliloojate ees, kuulajateni salvestatud muusika läkitamiseks. Nad kirjutasid selle ju elavaks esitamiseks. Mitmed kriitikud on täheldanud teie ea kohta erakordset küpsust ja tunnetust barokkmuusika esitamisel. See muusika on mind kogu aeg ümbritsenud. Barokk ongi tegelikult nooruslik muusika. Kõik tunded selles on ehedad ja siirad. See muusika ei püüdle mitte agoonia, vaid sentimendi kajastamisele. See ei ole loojakeskne, vaid esitajakeskne. Kas sellepärast ei ole te kunagi esitanud näiteks Beethovenit ega Brahmsi? Vabandust, keda? Pean silmas klassikalise perioodi heliloojaid. Ma ei tunne neid kuigi hästi. Te ju teate, et mul ei ole helisalvestisi. Aga ma soovitaksin seda küsida Monsieur Bonhommi käest. Millal saab teid jälle Kanadas esinemas näha? Ka seda võiks küsida Monsieur Bonhommilt. Üldiselt kavatsen ma mõneks ajaks Euroopasse jääda, külastada paiku, mis on mulle olulised ja kallid. Te kuulsite esimest osa Indrek Hargla põnevusjutust Ingellik olevus. Järgmine osa juba homme õhtul. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!